Tere kõigile! Mul on väga kahju täna siin olla üsna ilma hääleta ja ma lootsin, et mul on mikrofon, aga mul ei ole. Ühesõnaga, ma proovin rääkida kõvasti, kui te ei kuule või mul vahepeal hääl kaob ära, siis täna on nii. Ühesõnaga, mina räägin matkajuhi kutsest. Seda võib võrdsustada ka retkejuhi kutsena või ka kutsuda instruktoriks. Ühesõnaga, ma küsin nüüd uuesti, kui palju teil siit on matkajuhi, retkejuhi või instruktori kutse? Ja kõigil, kes on Luua kooli lõpetanud, võiks olla käsi püsti ilmselt. Jah, Luua metsanduskooli retkejuhi, matkajuhi. No, ühesõnaga, retkejuhi kutset saab Luua koolist, tahtsin ma seda öelda. Ja ma räägin siis, minu nimi on Mariell Jüssi, ma olen ettevõttest Sea Kayaking Estonia. See võib-olla ei ütle enamikele mitte midagi, aga me tegelikult oleme Eesti üks suurimaid matkaettevõtteid, sest me oleme tegutsenud 10 aastat ja nagu nimigi viitab, on see veematka, oleme fokusseerinud veematkadele ja aastas me teeme umbes, eelmisel aastal oli meil umbes 1500 matkajat ja ühe keskmise matka pikkus on 3 päeva, ehk siis nagu mina räägin matkamisest, mitte nagu tunnistest või paaritunnistest tegevustest. Ja algusest peale me oleme olnud Eesti Matkaliidu liige ja ka Eesti Loodusturismi Ühingu üks asutajaliikmeid, sest mina usun, meie usume, et Eesti on nii väike, et me peame oma valdkonda kaitsma sellega, et me oleme aktiivsed, panustame sellesse kultuuri arengusse. Ja need on 2 katusorganisatsiooni, mis ma arvan, et on väga olulised. Ja siis täna ma esindan natuke Eesti Matkaliitu ja räägin aktiivtegevuse instruktori kutsestandardist. See on selline huvitav loom, et tegelikult see on olemas. Ja ta reguleerib siis nii seiklusparkide tööd, ta reguleerib matkajuhi tööd ja ka maastikuvibu tööd. Ja natuke ka sellest, miks meil üldse on vaja seda matkajuhi, kvalifitseeritud matkajuhte. Okei. Ma alustan sellest, et see EKR on üks veider sõnaühend, aga see tähendab Eesti kvalifikatsiooni raamistikku. Seda tööd kontrollib Eesti Kutsekoda ja minu suureks üllatuseks on esimene aktiivtegevusinstruktori kutsestandard juba kehtinud aastast 2006, ehk siis see on nagu väga pikalt olnud see süsteem juba. Ja selle nagu võim on selles, et see iga tase, EKR 4 on siis nagu üks tase. Ehk siis selle taseme instruktorite või matkajuhtide töökeskkond on tegelikult nagu piiritletud. See kirjeldab nende inimeste teadmisi ja oskusi ja ühtlasi ka ütleb, mis on sinu vastutusala. Kui sa oled matkajuht, mille eest sa siis vastutad, eks? Ja matkajuhid saavad, ühesõnaga matkajuhi valitavad tööosad on siis nii-öelda veematkad ja jalgsimatkad, ehk siis need on need 2 kutset, mida sa Eestis praegu saad omandada. Ja motoriseeritud matkade ja rattamatkade nii-öelda kutsetunnistust hetkel välja ei anta, sellepärast, et põhimõtteliselt puudub nagu huvi või on liiga vähe inimesi, et seda kutsekvalifikatsiooni välja anda peab olema mingisugune hulk kriitiline arv inimesi peab olemas olema. Ja see matkajuht, retkejuht või instruktor, selle inimese töö on siis pakkuda kliendile väärtusi ja kogemusi läbi aktiivse tegevuse. Ehk siis see eelistab üsna palju loodusgiidi tööst minu arvates. Ja selle töö üks oluline osa on nende selle matka ettevalmistamine. Samamoodi seal läbiviimine, vajalike tehniliste vahendite olemasolu, nende tehniliste vahendite olemasolu, turvalisuse eest vastutamine. Ja siis üks hea matkajuht oskab kindlasti põhiliselt, üks väga oluline asi on see, et sa oskad kriisi olukorras käituda. Ehk siis matkadel sa pead hindama riske, sa pead olema võimeline andma esmaabi ja seda tegema väga kaugetes kohtades, kus
nii-öelda nagu välisest abist see jääb lihtsalt liiga kaugeks. Ja kogu selle nagu võti on, et kui me peaksime nüüd eksamit tegema, siis mida hinnatakse on see, et sa vaatad oma gruppi, sa vaatad tema võimeid ja sa vead seda matka vastavalt kliendi ootustele ja võimekusele. Ja muidugi töö peab siis tänapäeval, sa pead olema võimeline kõik erinevatest rahvustest ja kultuuridest inimestega töötama. Tihti võib olla töö riskantne, võib olla keeruline ilmastikuolude tõttu ja võib vajada head füüsilist valmisolekut. Selle ma kõik olen võtnud lihtsalt kutsestandardist, et arusaadavaks teha, mis see matkajuhi töö on või kuidas ta erineb. Ja võib-olla siin ma nagu tahaks teile rääkida natuke sellest, et miks on hea kvalifikatsiooniga matkajuht olla või miks meil neid vaja on. Eesti on üks selline kummaline riik, kus see kõik on soovituslik. Kui meil on vaja korstnapühkijatel ja arhitektidel meil nagu, kui sa tahad olla projekteerija, siis sul peab olema kutsetunnistus, et mingit maja püsti panna nii-öelda. Aga matkajuhtidel ei pea, sellepärast, et ma arvan, et see on sellepärast, et meil ei ole olnud veel väga suuri õnnetusi. Mujal maailmas on see kohustuslik. Ja nüüd on lihtsalt see hetk, et kuna meil ei ole suuri õnnetusi olnud, aga me ei saa öelda, et meil ei tule. Või et Eesti mõistes on ka ühe inimelu kaotus võib-olla nagu suur õnnetuseks. Et kuna on olemas kutsestandard, see on kehtiv, siis kohe, kui on juhtunud mingi õnnetus, siis hakatakse uurima, et kas sellel matkajuhil oli vastav ettevalmistus, et ta võis üldse seda matka läbi viia. Ja kui tuleb välja, et matkajuhil ei olnud kvalifikatsiooni, siis see nii-öelda, see raskendab kindlasti asjaolus ja on nii-öelda nagu hooletus, see on selle nagu matkakorraldaja hooletus. Mina kui tööandja mõtlen, et minu matkajuhtidel on kutsestandard või kehtiv kvalifikatsioon, siis see annab mulle selle teadmise, et ma võin usaldada oma kliente tema kätte mingis nagu kindlas keskkonnas, sest et kutsestandard on kehtestanud näiteks veematkadel, on öeldud, et veematkajuht võib minna välja grupiga kuni 8 inimest või kuni 12 inimest, kui on tandembaadid, ja ütleb täpselt selle keskkonna ära, mis on tema töökeskkond ja kus ta saab hakkama, mille jaoks ta on ette valmistatud. Ehk siis, kui mina saadan inimesi kliente matkajuhtidega välja, siis minu meelerahu on nagu tohutu, mis ma saan sellepärast, et ma tean, et nad on valmis seda tegema. Samamoodi tekitab tegelikult see mul nagu kõik, mis on nii-öelda kontori pool. Ehk siis mul teeb päring, ma tahaks minna 15 inimesega välja, et mis see maksab, siis ma tean kohe öelda, et mul läheb selleks vähemalt 2 matkajuhti vaja ja ma oskan nagu kõik mingit hinnastamist, ma oskan oma tööd tegelikult korraldada selle kaudu, et mul on mingisugune nagu ülevalt antud juhis. Siin on öeldud, et see välisturule turundusargument on nagu kvalifikatsiooniga matkajuht. Ma ise arvan tegelikult niimoodi, et see ei ole nagu turundusargument, vaid see on välisturist ei oska isegi arvata, et meil on matkajuhid, kellel ei ole kutse kvalifikatsiooni. Et pigem ma arvan, et see on kindlasti nagu ingliskeelsele turistile, nad eeldavad, et kui sa teed seda tööd, siis sul on paberid korras või et sul on nagu kvalifikatsioon on see asi, kust see nii-öelda tööturule sisenemine tegelikult algab mujal maailmas. Seda, kuidas seda nagu turundada, et meil on kvalifikatsiooniga matkajuhid, see on nagu minu arust veits keeruline, aga ma arvan, et seda saab mõelda, et kuidas seda ära kasutada nii-öelda. Ja kvaliteedimärgis, kui et mul on mu matkajuhtidel on kvalifikatsioon, ma arvan, et see tegelikult lihtsalt räägib sellest, et sa oled pühendunud, et sa oled professionaal, sa teed seda kirega, et sul on nagu võimalus küsida ka oma töö eest väärilist tasu. See näitab, et sa ei ole nagu mingi pühapäevamatkaja, või et sa ei ole lihtsalt, ei kutsu kampa kokku, ütle, et lähme teeme nüüd matka, vaid et sa oledki, see ongi sinu elukutse.
et ma arvan, et see töötab ka kui nagu kvaliteedimärgisena, et sind tellitakse rohkem, kui sul on matkajuhid kvalifikatsiooniga. Ma ei tea, kui kedagi nüüd huvitab, siis ma lihtsalt räägin, kuidas see siis käib, kuidas selle kutse saad. Ühesõnaga, kord aastas toimuvad tegelikult nüüd koolitused ja eksamid, nii jalgsi kui ka veematkamises. Ja see on puhtalt sellepärast ainult kord aastas, et tegelikult meil on liiga vähe inimesi Eestis. Et kui oleks rohkem inimesi, siis saaks teha rohkem koolitusi ja rohkem ka eksameid. Aga jalgsimatka koolitus toimub tavaliselt hilissügisel 3 päeva. Ja see on sellepärast nüüd hilissügisel, et jalgsimatkamise alla käib ka suusatamine, uisutamine, räätsedega kõndimine, ühesõnaga nagu matkamine abivahenditega. Ja veematka koolitus toimub sellel aastal, või see on iga aasta tegelikult maikuus, enne hooaega, aga juba on soojemaks läinud, et olla valmis ka nagu pikemalt vee peal olla. Jalgsimatka eksam hakkab toimuma suve alguses koos Luua metsanduskooliga alates sellest aastast, see on siis juuni keskel. Ja veematka eksam on kohe maikuus peale koolitust. Ja see eksam näeb tsukene välja, et seal on teooria, et sul peaks olema oma matkaplaan või oma nagu välja mõeldud matk, kus sa oled kirjutanud, kus sa alustad, nagu kõik nagu matka ette valmistav plaan. Ja siis sa põhimõtteliselt nagu kaitsed selle või vastad küsimustele ja räägid oma loo ära. Ja praktiline eksam toimub, vaadatakse 2 asja, kuidas on su isiklikud oskused. Ja siis on rühma juhtimine päris oludes, nii-öelda näidistegevusena. Veematkadel on see nii vooluveekogudel kui ka siis väiksel avatud veekogul. Ja väga praktiliselt sul on vaja ID-kaardi koopiat, sul on vaja saata koolitusest tunnistust, näiteks kui sa oled kuskil mujal riigis läbinud selle matkajuhi koolituse, kui sa oled teinud ühesõnaga, kui sa oled kuskil, kui sa oled käinud lihtsalt koolitusel, siis sul on vaja seda esitada tunnistus sellest. Ja kõige olulisem, mis on väga paljudel probleemiks olnud, on kusjuures, et ühel matkajuhil peab olema kehtiv esmaabitõend. On ju, Pille, see on nagu... Jaa, see on olnud probleemiks, sellepärast, et vanasti arvati, et ma olen 1 korra käinud esmaabikoolit, sul ei ole rohkem vaja. Et siis tegelikult nagu igal matkajuhil peaks olema iga 3 aasta tagant peaks käima vähemalt siis nagu nii-öelda värskendama oma esmaabi teadmisi. Kutseeksami tasu on 153 eurot ja selle taastõendamine, ehk siis see kutse ei ole igavene. Sa pead seda taastõendama 5 aasta tagant. Ja selle tasu on 78 eurot. Aga võib-olla nagu, see taastõendamine tuleb sellepärast, et see on kutsekoja poolt niimoodi määratud, et see ei ole nagu meie välja mõeldud või Matkaliidu välja mõeldud.